tere taas Autoneti proovisõitu vaatama. Tänaseks on Eestisse jõudnud uus Renault Trafic ja mitte ainult selle kaubiku versioon, vaid juba ka buss. Siin põhjalikult on muutunud ka auto välisilme. Me siia ette kohe jõuame, aga esimene asi, mis mulle silma hakkas, see jube muhk või mühk, mis selle eelmise Traficut täiesti totaalselt ära rikkus, on siin kadunud. Ninaosa kujustus on ka uus, logo on hästi pirakas, esivõre, kuhu saab tellida ka kroomitud elemente ning sellised pikalt välja venitatud suured esituled. Tõsi, kuna tegemist on ikkagi tarbesõidukiga, siis siia ei pakuta ei Xenon ega ammugi mitte LED-tehnoloogiat. Samas nii palju on edasi jõutud, et udutuled toimivad ka kurvituledena. Aga kokkuvõttes selline igati meeldivalt kaasaegne lahendus. Mingist erilisest küljejoonest siin muidugi rääkida ei saa. Auto on ühesuguse kõrgusega ja lõpeb siin taga järsku ära, aga see just ongi ju see, mida kasutajad kõige rohkem hindavad. Selle raha eest saada võimalikult suurt mahtu. Kuna Traficu buss baseerub ikkagi kaubikul, sest olgem ausad, enamus seda marki masinatest on ikkagi pesuehtsad kaubikud ja mõeldud asjade vedamiseks ja bussiversioon on lihtsalt üks võimalikest modifikatsioonidest. Siis on siin varustuses mitmeid lahendusi, mida me leiame kaubikult. Näiteks uksi saab hästi laialt avada selleks, et kogu vajaminev nänn kaasa vedada ja mis siin salata, pakiruum on ikka megalt suur. Kusjuures see vahelagi on ka piisavalt tugev, et siia üht-teist saaks täitsa peale panna küll. Kusjuures see pole siia sugugi mitte laulatatud, vaid selle saab võtta kätte ja tõsta vabalt korrus allapoole. Palun. Eriti hea otstarbega on see vannikujuline asjandus siin. Kui me nüüd tuleme sealt tagant veidikene ettepoole, siis me jõuame selle koha peale, kuhu mahub sõitma 6 inimest. Põhimõtteliselt see ava on siin nii suur, et hea tahtmise korral mahub ka siia niisama taha ronima, aga muidugi mugavam on võtta kätte istme seljatugi alla lasta ja siit vups, 3 tükki ilusasti sisse. Ja siis seljatugi alla ja teised 3 vups, siia ettepoole. Istmed on siin sellise keskmise mugavusega, mitte väga pehme ja mitte väga sportlikud, aga jalaruumi ma ütleksin, et siin on lausa kuninglikult, kuigi teisi mugavusi praktiliselt ei ole peale selle, et siin laes on võimalik keerata ventilatsioonisüsteemi kõvemini või vaiksemalt käima ja soojust reguleerida. Samas kogu see esiosa on täiesti üheselt kaubikult üle võetud. Siin on võimalus igasuguseid panipaiku ja kohti, kuhu midagi panna või topsihoidjaid. Isegi siin istmete all on täiesti arvestatavalt suur ruum. Juhi töökoht on samas nii ja naa. Istet saab liigutada üles alla. See on hea, aga selle kaugus tahapoole lükates ei ole just kõige parem. Aga rooliratast saab liigutada nii ette taha, üles kui alla. Üks asi, mis mulle siin Traficus tegelikult ei meeldi, on pedaalide minu arvates vale asend. Mul kogu aeg toss üritab kinni jääda ja ei saa sujuvalt paigalt võtta. Pöörded lähevad hästi kõrgeks ja näiteks foori taga võib tekkida selline olukord, kus mõni nõrgema närvikavaga vanema 5. või 7. seeria BMW omanik arvab, et nüüd mingi Traficu vend tahab temaga võidu kihutada. Aga iseenesest sõita on siin päris mugav. Esiteks alati, mis loob sellise positiivse sõiduemotsiooni, on kõrge istumiskoht. Siin on see olemas, näeb enamikest sõiduautodest üle. Linnas näiteks foori taga on päris mõnus oodata, kohe näeb, mida sa umbes üle saad. Mulle isiklikult sellised suured autod tõepoolest väga-väga meeldivad ja ma naudin iga Traficuga sõidetud meetrit. Meie näeme teiega juba järgmises saates. Seniks nägemist.